vaja anda, mitu auku on vaja, kuhu puurida, milline on selle terasprofiili pinnakatte materjal, ühesõnaga kõik kuni nende tootejoonisteni, mis liiguvad siis sinna tehase põrandale, kus hakatakse reaalselt nende tootejooniste põhjal midagi valmistama. Aga enne, kui saab valmistama hakata, peab keegi need tootejoonised üle kontrollima. Ja sellepärast saadetakse kogu see jooniste pakett tagasi nüüd konstruktorile, kes koos arhitektiga vaatab üle, et tootejooniste valmistaja on lähteülesandest õigesti aru saanud. Ja nagu täna mitu korda juba juttu on olnud, siis ideaalses maailmas liiguvad need joonised üsna kiiresti ehitajale tagasi ja antakse käsk, et hakake lõikama terast, et kõik on korras. Aga tegelikult nii ei juhtu mitte kunagi, vaid konstruktori arhitekt, näiteks arhitekt ütleb, et see sõlm on liiga robustne, et see lihtsalt ei sobi selle hoonega. Ja nad märgivad siis need vead üles ja saadavad kogu selle paberimajanduse tagasi ehitajale, kes suunab selle edasi, kes omakorda hakkab sellega tegelema. Ühesõnaga neid paberid liigutatakse tohutult edasi-tagasi. See on see nagu see submittal process inglise keeles. Ja siin ongi nüüd see efekt, kus vigu on väga kerge tekkima ja see on väga aeganõudev protsess. Ja mina nagu üritasingi keskenduda sellele, et kas kuidagi mudelprojekteerimine muudab seda paberi liigutamist ja seda aeganõudevat protsessi natuke kiiremaks. Ja et nendele küsimustele lahendust leida, valisin välja mina 2 sellist keerukat terasprojekti, milledest vasakul asub Seattle keskraamatukogu Washingtoni osariigis ja paremal Denveri kunstimuuseum Colorado osariigis. Nüüd, selle tabeli juures on oluline see, et neid mõlemaid ehitati 3 aastat. Nad mõlemad maksid üle miljardi Eesti krooni. Analoog on umbes midagi Kumu mahus projektid. Terase kaal keskraamatukogul oli seal 4600 tonni ja Denveri kunstimuuseumil 2700 tonni. Ja kellele need numbrid midagi ei ütle, siis Tallinna teletorni ehitusel kasutati 1900 tonni terast. Et need ei ole nüüd ülisuured numbrid, sest see olümpiastaadion, mis meenutab linnupesa Hiinas, seal kasutati 40 000 tonni terast. Aga need on päris suured numbrid eestlaste jaoks kindlasti. Ja projekti arhitektid olid maailmakuulsad Rem Koolhaas ja Daniel Liebeskind, kes on tuntud kui konstruktorite tõeline peavalu, sellepärast et postid neile eriti ei meeldi, vertikaalsed postid ammugi mitte, ja nad tahavad suuri avatud ruume ja et sa nagu sisened sellesse hoonesse ja mõtled, et kuidas ta küll püsti püsib. Ma väidan, et need hooned on keerulised mitte ainult nende geomeetria tõttu. Siin on loomulikult suured konsoolsed osad ja klaasfassaadid ja see läbipaistvus ja kõik see. Aga lisaks nüüd raamatukogu puhul ja muuseumi puhul on sisekliima äärmiselt oluline. Siis kuidas tagada täpselt neid niiskustingimusi, täpseid temperatuuritingimusi ja konkreetselt see Seattle keskraamatukogu nüüd asub äärmiselt maavärina ohtlikus piirkonnas. Õnneks me Eestis sellega kokku ei puutu, aga Seattles on see maavärina värk täiesti tavaline. Nüüd, see on 11-korruseline hoone, valmis 2004. Ta on 56 meetri kõrgune ja tema maa-alused 3 korrust on betoonist. Suurem maapealne osa on kõik terasest. Ja arhitekt tahtis, et see oleks nagu võimalikult õhuline, paistaks läbi ja et neid kandekonstruktsioone kuskil eriti näha ei oleks ja mingitest vertikaalsetest postidest ta ütles, et ei taha. Ja kui me nüüd vaatame, mis selle hoone juures siis nii rasket on, siis siin 5 tasapinda praegu lõikuvad kõik ühes punktis. Ja nüüd konstruktor pidi välja mõtlema, milline see ühendus siin kohas välja näeb. Et seal 5 tasapinna lõikumisel 6 i-tala lõikuvad kõik ühes kohas. Kuidas seda ühendust projekteerida? Ja see oli nagu tõsine peavalu, et kuidas ma nüüd seda teen. Ja algselt otsustati kohe, et ilma 3D-ta, ma ei kasuta sõna BIM, ütleme ilma 3D-ta, nad seda projekti üldse ei proovigi lahendada. See on sisevaade, kust on näha nüüd, et need fassaadid on suurte nurkade all kaldu kõik. Kaldsed pinnad tähendavad seda, et ehitamise ajal tuleb toestada seda kõike ja pärast tuleb seda ajutist terast, toestamise terast oli siin 320 tonni. See tuli kõik projekteerida ja pärast tuli õiges järjekorras see toestus kõik maha võtta. Ja mis olukorra veel hullemaks muutis, oli see, et kombineeritud fassaadi tolerants, see fassaad koosneb klaasi osast ja klaasi toetavast sellest siksaki ehk teemandikujulisest teemandist. Kombineeritud tolerants oli 0,5 tolli ehk 13 millimeetrit. Sinna sisse kuulus see, et fassaadi klaasi osa projekteeriti Saksamaal,
terase osa projekteeriti Ameerikas, siis viidi nad kõik kokku ja ehituse täpsus pidi ka jääma selle 13 mm sisse. Et kuidas nüüd, milliste vahenditega niisugust täpsust ehitusplatsi peal tagada? Kui me nüüd, see on üks nendest mudelistest, mida nad kasutasid, see on terase konstruktori mudel ja see näitab erinevate värvidega, siis millised teraselemendid kus kohal kasutusel olid. Et siin sõrestiku diagonaalid, sõrestiku postid, fassaadi, see sinine kribu on fassaadi toetav teras ja siis nii-öelda tume pruuni või tume punasena seal all on näha siis see ajutine teras, mis seda hoonet toetab ja eriti oluline oli see järjekord, kuidas seda ajutist terast hakatakse eemaldama, sellepärast vastasel kujul oleks see hoone lihtsalt enda peale kokku vajunud. Veel oli kasutusel selline, ma ütlen, et see on 4D mudel, et see näitab korrektset konstruktsiooni järjekorda, montaaži järjekorda, aga tegelikult see ei ole päris 4D selles mõttes, et ta ei olnud seotud kalenderplaaniga. Et seal ei olnud kuupäevi, aga on paigas õige montaaži järjekord. Nüüd peatöövõtja tellis konstruktorilt selle mudeli, sellepärast, et kui läks terase pakkumiseks, anti see animatsioon ja see mudel anti terase pakkujatele kaasa, et nad teaksid, mida nad pakuvad, et saada võimalikult täpne hind ja üldse, et kiirendada seda pakkumisprotsessi, sest muidu sa jäädki neid jooniseid vaatama, et mis seal toimub ja mis järjekorras see kõik püsti läheb. Nii, ja kui me nüüd vaatame seda osapoolte vahelist koostööd, siis ehitaja oli kaasatud 18 kuud enne koppa maasse löömist, oli ehitaja kui konsultandi rollis seal juba olemas ja ühesõnaga need Saksa klaasfassaadi projekteerijad, arhitektid, konstruktorid ja ehitaja kõik istusid koos ja mõtlesid, millises järjekorras seda hoonet võiks nüüd ehitada, nuputasid välja selle teemandikujulise terase võrgu täpsed suurused ja nüüd ühel hetkel oli siis konstruktori jõudnud oma profiilid välja valinud, arhitekt oli need heaks kiitnud ja jäi ehitaja ülesanne leida siis see tootejooniste tegija ja see teras lõpuni projekteerida. Ja ehitaja oli arvestanud sellega, et ta saab arhitektilt mudeli, sest nad olid kogu aeg koos töötanud ja nii oli lihtsalt omavahel suusõnaliselt kokku lepitud. Mida aga ei juhtunud on see, et seda mudelit ei tulnud ja arhitektid andsid oma 2D joonised. Mitte, et neil 2D joonistel midagi viga oleks olnud, need olid väga, väga head 2D joonised, aga selle hoone geomeetria ja et tagada seda täpsust nõudis 3D mudeli olemasolu. Arhitektid lihtsalt kas kartsid seda lisavastutust ja loomulikult keegi ei olnud maksnud neile selle mudeli eest ja nad keeldusid seda jagamast ja piirdusid oma 2D joonistega. Nii, ehitajale ei jäänud muud üle, kui Saksa klaasfassaadi projekteerijale, Siili, see on maailmakuulus fassaadide projekteerija, anda need samad 2D joonised edasi. Siilil ei olnud nendega midagi peale hakata ja ta pani selle ürituse endal kohe mudelisse. Ja ta projekteeris ära kõikide nende erinevate fassaadi osade lõikumised ja kuidas need ühendused välja näevad, et arhitekt suudaks selle heaks kiita, et ehitaja teaks, mida ta tegema peab. Ühesõnaga ta modelleeris kõik selle ära. Täpselt nüüd, mis tarkvara Siili kasutas, seda ma ei oska öelda, aga see oli nii palju intelligentne tarkvara, et võimaldas saada siit juhised nendele CNC-pinkidele, automatiseeritud terase lõikepinkidele ja põhimõtteliselt lõigati, painutati see alumiiniumprofiilid välja, pakendati ja saadeti Ameerikasse teele. Et see protsess hakkas nüüd siin kiirenema, et see oli selline esimene, intelligentne ehk PIM-i sarnane mudel selle projekti juures. Ja nüüd oli aeg siis, klaasi osa oli valmis, nüüd oli aeg hakata seda klaasi toetavat terast sinna taha projekteerima. Ja terase projekteerija oli valmis, et nii kohe tuleb mudel, võtan referentsiks, hakkan projekteerima. Sakslased ütlesid, et ei tule. Ja andsid pika vaidluse peale selle traatmudeli. Ja traatmudelil on projekteerimises väga oma koht täiesti olemas, aga modelleerimises on temast natukene vähe kasu. Ja siis see traatmudel liikus PDS-ini, kes oli terase tootejooniste valmistaja. Tema siis oli juba 4 kuud enne töö alustamist, oli ta graafikust maas juba. Võttis selle mudeli endal aluseks ja tegi nüüd Tekla mudeli kogu selle hoone teraskonstruktsioonist. Tol hetkel Tekla oli tuntud kui X-stiil ja nagu ma enne ütlesin, konstruktor liiteid ei projekteeri, aga siin on liited näha. Nüüd Tekla üks tugev omadus on automaatselt automatiseerita liidete projekteerimist. Sa annad ette, milline post, milline tala lõikuvad ja ta pakub sulle erinevaid lahendused välja. Loomulikult tuleb seda kõike kontrollida, aga te võimaldab liidete projekteerimist automatiseerida. Ja
Tekla teine tugev omadus on see, et sealt on võimalik need spetsifikatsioonid ja mahuarvutused saada ja ta on parameetriline programm. Et kui kuskil projekteerimise keskel nüüd keegi teatab, et meil seda polti ei ole üldse kasutada, me paneme teise poldi sinna, siis sa ei pea ükshaaval hakkama otsima, et oi, kus kohas ma nüüd seda polti kasutasin. Ma lihtsalt valgustan ühe poldi ära, panen muuda ja update all ja ta muudab. Teoreetiliselt see asi käib niimoodi. Loomulikult on natuke keerulisem. Ja kolmas, see, miks seda mudelit siin vaja oli, sest siit läks nüüd informatsioon kohe siis välja nendele pinkidele, mis lõikavad seda. Vastasel korral oleks keegi pidanud 2D-joonised välja printima, minema nende 2D-joonistega selle tehasesse, hakkame ükshaaval neid arvutusi sisse toksima ja jälle võimalus on teha viga, võimalus aega raisata ja nii see lihtsalt nad olekski jäänud seda ehitama. Need projekteerijad ütlesid mulle ka, et teoreetiliselt meil ei ole vaja seda 3D ja BIM-i, aga me ehitaksime seda hoonet siiamaani. Et see lihtsalt kiirendab ja tagab seda täpsust. Ja nüüd see mudel rändas siis sakslastele, et teile meie oma klaasfassaadi ei andnud, nüüd vaadake, kas te saate selle siia taha joondada. Ja nad said. Ja nüüd oli see hetk, kus enne, kui ma reaalselt terast lõikama hakkan, keegi peab neid liiteid kontrollima. Ja neid pabereid siin edasi-tagasi liigutada, nad olekski seda jäänud tegema ja sellepärast nad kasutasid sellist Microsoft NetMeeting nimelist programmi, mis on põhimõtteliselt nagu Skype, aga selle asemel, et me üksteisele otsa vaatame, me näeme teise inimese desktopi, mis programm tal seal parasjagu jookseb ja erinevatest ajatsoonidest, erinevatest riikidest inimesed istuvad erinevate arvutite taga ja vaatavad seda sama pilti, mis seal on, eks ole, konkreetselt seda Tekla mudelit, siis joonistasid oma punased pilvekesed ümber, mis liide ei sobinud ja tegid seda nagu reaalajas, et sellist paberite liigutamist edasi-tagasi ei olnud, see liidete kontroll oluliselt kiirenes. Ja kui nüüd olime jõudnud ehitusplatsile, siis see 13 mm oli jätkuvalt aktuaalne. No oletame, et projekteerijad suutsid jääda sinna piiridesse ja see teras oli tõepoolest ka nii täpselt tehases valmis lõigatud. Aga vaene ehitaja pidi selle nüüd selle sama tolerantsiga paika panema. Ja see oli esimene kord Ameerikas, kus niukses mahus kasutati laserskanneerimist enne seda projekti, mida professor Saks näitas. See toimus enne seda minu teada. Firma oli sama Hoffman Construction, et nemad kasutavad lasermõõdistamist päris palju. Ja see idee seisnes selles, et nad skanneerisid peale terase montaaži, nad skanneerisid selle fassaadi sisse endale, see andis neile siis mitmest miljonist punktist koosneva punktipilve. Selle punktipilve põhjal nad olulisematest kohtadest formuleerisid geomeetria, ehk nad modelleerisid need olulisemad detailid ja siis võrdlesid seda punktipilvest saadud mudelit ideaalse Tekla mudeliga. Ja kui see tolerants ei olnud selle 13 mm piires, siis järgmiseks hommikuks oli ehitajal paber käes, kus öeldi, et siit pinguta nii palju, siit tõsta naa palju ja kui see tolerants saavutati, siis keevitati see ühendus kinni. Ja kui me nüüd vaatame kogu selle pimminduse ja 3D, mis siin rakendati, mis see efekt siis oli. Efekt oli see, et see projekt lõppes 8 tuud plaanitust hiljem ja tagantjärgi määrati trahve 100 miljoni Eesti krooni eest. Et need trahvid ei tulnud kõik sellepärast, et BIM on paha või halb. Seal hakkasid ka vundamendi seinad vajuma, seal oli muid probleeme ka. Aga üks suur probleem oli see, et neid informatsiooni ei jagatud. Kõik lootsid, et kohe tuleb mudel. Minust järgmine protsess oli suunatud selle peale, et ma annan mudeli edasi kellelegi teisele. Seda ei tulnud. Ja nüüd kulus lisaaega, igaüks hakkas nullist peale oma mudelit koostama. Võttis aga need 2D-joonised ette ja hakkas mudeldama. Mudelit ei jagatud. Mis toimis, oli see, et liiteid sai automaatselt projekteerida tänu Teklale internetipõhiselt. Microsoft NetMeetinguga sai liiteid kontrollida, käsud CNC pinkidele otse mudelist, tolerantsid. See CFD on siis selline osakeste mudel, millega antud juhul nad tõestasid, et suitsueemaldust on võimalik oluliselt väiksemate seadmetega teostada, kui Päästeamet nõudis. Animeeritud montaaži järjekord, kiire mõõdistamine ja selle projekti see Achilleuse kand oli see, et nad läksid teda lahendama oma 2D lepingutega, oma 2D tavalise praktikaga. Nad ei olnud üldse juurutanud midagi sellist, et äkki me nüüd proovime kohe alguses lepinguse sisse kirjutada, et me kõik jagame. Ei, nad võtsid oma tüüpse 2D lepingu ette ja üritasid selle alusel 3D tööle saada. Ja nad said siit päris valusa õppetunni. Kui me nüüd 2 aastat edasi hüppame Colorado osariiki, kus nii kõvasid maavärinaid ei ole enam, siis hakati ehitama seal Denveri kunstimuuseumit. See Denveri kunstimuuseumi arhitekt oli Daniel Liebeskind ja selle geomeetria väljatöötamisel tema
ta taotles, et ta näeks välja nagu mägede tipud, et oleks selline väga mägine konstruktsioon. Siin hoones on kasutatud 16 500 polti ja 50 000 erinevat terasliidet ja teraselementi ja raskus seisneb selles, et need seinad on kõik kaldu omavahel, katused on kaldu ja ainuke vertikaalne element siin hoones on liftišaht. Nüüd arhitekt loomulikult tahtis avaraid ruume saada ja raskus seisnes selles, et kuna siin on suured konsoolsed osad, mis tuli ehitamise ajal kõik ajutiselt toestada, siis pärast, kui need toed eemaldati, pidi see hoone vajuma oma projekti järgsesse asendisse, ehk põrandad pidid jääma täiesti tasaseks. Ja nüüd küsimus oligi, kuidas siis tagada sellist täpsust jälle, kuidas millist tarkvara kasutada ja kuidas seda läbi viia. See on nüüd üks sisevaade, mida siin näha ei ole, on ventilatsioonitorud, ühesõnaga kõik eriosade projekteerijad pidid oma süsteemid mahutama seinte sisse ära. Ja selle hoone konstruktsioon on ka sellepärast nii keeruline, et põrandad tegelikult hoiavad neid seinu koos, sest need väljapoole valguvad seinad, nad tahavad ümber kukkuda ja siis seal on komposiitpõrand, terastala peale on pandud profiilplekk, see on ära betoneeritud ja siis see on nagu komposiitne efekt, et betoon võtab vastu seda, mida tema oskab, survet ja teras võtab siis tõmmet vastu. Ja ühesõnaga see oli nagu tõsine peavalu, et kõik osapooled ütlesid, et me jubedalt kartsime seda projekti alguses, sellepärast et see lihtsalt oli niivõrd keeruline. Ja kui me nüüd vaatame, kuidas osapooled omavahel koostööd tegid, siis arhitektid kasutasid FormSeed, see on selline üldine modelleerimis- ja visualiseerimistarkvara, et oma mahud paika panna. Konstruktorite üks tööriist oli SAP 2000, mis on modelleerimis- ja tugevusarvutuse programm, ja nüüd nad pidid kuidagi suhtlema omavahel ja see on see koht, kus nüüd see traatmudel sobib. Ja arhitektid andsid oma traatmudeli siis konstruktorile, mis nägi välja umbes selline. Nüüd selle traatmudeli põhjal konstruktorid hakkasid neid erinevate osade mudeleid koostama. Seal oli eraldi trepimudel, eraldi põrandate mudel, eraldi seinte mudel ja näiteks üks tööriist, mida nad kasutasid, oli Rumsteel, see on ka üks selline terase projekteerimistarkvara. Kui konstruktorid olid oma töö lõpetanud, siis kogu see mudelid ja paberimajandus rändas tagasi arhitektile ja nad olid jõudnud selle mudeliga nii kaugele, et teras on sisse projekteeritud, aga liiteid ei ole ja eriosasid ka ei ole. See on kõik ehitaja pärusmaa, kes oli juba 2 aastat enne ehitamise algust konsultandi rollis palgatud. Nüüd ehitaja seekord nad teadsid seda, et me kõik jagame mudeleid, keegi ei hoia midagi tagasi, see protsess peab toimima. Ja ühesõnaga arhitektid andsid kaasa kõik, mis neil oli, akvarellidest 2D-st kuni siis nende konstruktori mudeliteni kaasa. Ja nüüd nende mudelite põhjal esimene asi võeti jälle referentsiks arhitekti mudel ja projekteeriti kogu see põhiprojekti faasis, projekteeriti kogu see üritus Teklas ära. Et see Tekla nimi hakkab korduma, sellepärast, et kui on maailmas vähegi midagi keerulisemat, mis terast puudutab, siis üldiselt tehakse seda nagu selle programmiga, et ma ei tee reklaami, aga nii ta lihtsalt on, et tal on kindel koht, kus kohas Tekla mängu tuleb, et ta ei ole arhitektide tööriist ja üldiselt eskiisprojekti ja eelprojekti faasis temaga ka midagi ei tehta, aga põhi- ja tööprojekti jaoks on ta nagu väga, väga hea programm. Nüüd üks liide nägi välja selline paberi 2-mõõtmelisel kujul ja 3D-s nägi ta välja umbes selline, et üsna keeruline aru saada, mis seal toimub, keegi peab selle projekteerima ja lõpuks keegi peab selle ehitama ja paika panema ka. Ja ma loodan, et see üritus nüüd toimib. Kui nüüd keegi saaks vajutada play selle peale, seal ilmub vasakule alla play nupp, kui sa hiirega sinna peale lähed. Selle pildi peale. Jah, tee sa klõps. Vot. See on nüüd siis üks mudel ja siin varsti näitab seda liidet, mida projekteeriti. Et kujuta nüüd ette, et seda liidet, et ainus tööriist on AutoCAD, millega sa üritad seda liidet projekteerida ja kuidagi ehitada seda pärast ja siis järge pidada, et mitu polti ja mitu plaati ja kus ma keevise panen ja ma rõhutan, et siin mudelil ei ole ei põrandad ega tehnosüsteemi, see on ainult terase mudel. Ja kui nad olid oma Tekla mudeli valmis saanud, siis vesi, kütekanal, vent ja jahutus võtsid selle endale referentsiks ja modelleerisid enda süsteemid sinna sisse. Ja nüüd hakkasid need mudelid kõik liikuma tagasi ehitajale. Ehitaja oli see, nagu eelmine esineja rääkis, see model manager, kes koondas kõik mudelid kokku,
tegi seda clash detection'it, vaadata, et midagi ei põrkuks seal, et neid üllatusi platsi peal vähendada ja nad leidsid nagu 1300 sellist tõsisemat põrget. Lisaks modelleeriti kõik ajutise terase toestus, sest see toestus pidi hoone sisse ära mahtuma. Lisati ka sinna teklamudelisse, tõstejoonised, troppimine, jälle kõik see täpsus tagati selle mudeli põhjal. Tüüpan natuke edasi, platsi peale oli ta ka jõudnud, päris LCD-ekraanid veel ei olnud, aga see sama teklamudel oli täiendas paberdokumente platsi peal. Ja kui me vaatame nüüd, mis see efekt oli, siis siin projekt lõpetati 3 kuud varem, tellijale tagastati 5 miljonit krooni, süsteemidest oli mudelid olemas, mida on pärast tellijal väga hea kasutada. Ehitusplatsi peal oli vähe segadust, suured monteeritud terasdetailid, sest tehases me suudame tagada täpsust ja kvaliteeti rohkem kui platsi peal, raskuskeskme asukohta sai kiiresti määrata, vastuolude kontroll, visualiseerimine, kõik need tavalised PIM-i eeldused, aga probleemide korral olid paberdokumendid siiski ülimuslikud. Ja kokkuvõtteks, ehk siis mina ja selle magistritöö väljund on see, et projekteerimises need mudeldamine suurendab erinevate osapoolte vahel koostööd, sellepärast, et me idee on see hoone ükskord virtuaalses ruumis valmis ehitada. Et kui muidu koostöö toimib platsi peal, kõik alltöövõtjad istuvad soojakus ja arutavad asja, siis nüüd me üritame selle varem valmis teha. Me üritame projektifaasis selle valmis juba ehitada. Automatiseeritud liidete projekteerimine, vastuolude kontroll, kõik need tavapärased asjad, valmistamisel sai läbi interneti liiteid kontrollida, väga oluline on nende automatiseeritud tööpinkide juhendid, eelmontaaž, montaaži joonised ja laserskanneerimine, et kõik need laserskanneerimine mingite 2D jooniste põhjal ei anna tulemust, sellepärast, et mul ei ole võrrelda midagi. Mul ei ole võrrelda seda punktipilve 2D joonise põhjal mitte millegagi. Ja nüüd väga kiirelt ma mainiksin siinkohal ka, et kui ettevõtted praegu Eestis mõningad juba suudavad nii, et korraga töötatakse sama mudeli kallal, et ArchiCAD-il on selle asja nimi, BIM-server, Teklal on Model Synchronization ja Autodeskil on ka midagi, siis see tuleviku ideaal on nii, et mina ei kirjuta ju ette, mis tarkvara keegi kasutab. Et olgu, mis tarkvara sa kasutad, aga me suhtleme läbi selle IFC failiformaadi ja koondame need IFC failiformaadid kõik ühte kesksesse serverisse ja saame nagu sedasi jagada, et me ei saa tellija, ei saa ette öelda, et kogu projekti meeskond peab kasutama seda ja seda tarkvara, et ta lõppkokkuvõttes maksab selle tarkvara ise kinni. Parem kasutage seda, mis teil on, aga see tarkvara peab ühilduva selle IFC failiformaadiga. Ja kuigi ma nüüd vist natuke lasin üle aja, siis see oligi kõik. Aitäh!